oli ühe paadil 2 kiiremat meest olnud Allar Raja ja Kaspar Taimsoo istusid tänaseks paaris 2 sõiduks ühte paati. Ja kohe stardist hakati Taimsoo ees sõudmisel edu Valeri Prosverini, Vladimir Latini ja Andrei Jämsa Igor Kuzmini ees kasvatama. 2 paadis ei ole rohkem koos oldud kui eile õhtuses trennis ja täna hommikul nüüd äratuseks, pluss treeninglaagris ka korra, aga koostöö klappis. Üllatavalt hea oli sõita, et ainult ARVT ja tööd, et Kaspar väga hästi sõitis, terava hea tempoga ees, et ma olen ennast ammu nii kindlalt tundnud nagu. Et tõesti suurepärane koostöö laabumine oli. Mõned pollid ja mutjad on meil nagu vahelt puudu, aga need me katsume üles leida, et ma olen veendunud, et varsti jätkame treeningutega siin samas Pärnus ja kindlasti tõenäoliselt hakkame oma koostööd lihvima, eks siis ole näha. Aeg-ajaks sõudmises ei ole ju standardsed olud, aga Taimsoo Raja 6.22.1 on heast klassist ikka. Jämsa Kuzmin jäid maha tervelt 6,6 sekundi võrra, Prosverin Latin juba 11 sekundit. Jämsa, kel praegu teravust napib, aga suure mahuga harjutades vaata, et elu parimas aeroobses vormis tahaks olla võistlusvalmis juuni lõpus Müncheni maailmakarikaregatil. Aga mis paadis? Tahaks midagi 1 või 2 näiteks. 4 nagu ei taha. Mina nagu ei taha ja. Mida aga mõtlevad katsevõistluse parimad? Mis variant võiks sel hooajal üles kaaluda paaris 2 Taimsoo Raja? Mingisugune 4, et mehi meil siin on erinevaid, keda sinna istutada, et Jämsa avaldas soovi sõita 1 paati, samas me mõtlesime, et mingisugune muudatus võiks olla 4 võrreldes selle eelmise 2 aasta 4-ga. Aga eks see on siin kõik treenerite, sportlaste omavaheline niisugune arutelu, et mida ise tahame ka, aga ma ütlen, et 2 sõit oli mõnus. Kindlasti tuleb teha selline rahvusvaheline katsevõistlus meie endi jaoks, et näha, kuidas seal konkurentidega nagu võrdlus on ja kui see on okei, siis miks mitte. Sind ühesele ei kisu? A-koondise eest mitte, et on U23, kus on vaja sõita ühest, et ma täielikult ühesele ei keskenduks, et panustaks ikka A-koondises nagu suuremale paadile, et ma arvan, et meestega veel üheses nagu rammu proovida on natukene vara võib-olla. Järgmine kord saab meie eliiti võistlus veel näha 23. mail Eesti karikavõistlustel.